Kodanikuühiskonna sihtkapital kõige laiemas mõttes tegeleb vabaühenduste arendamisega. Siia juurde kuulub siis erinevate toetusprogrammide läbiviimine ja samal ajal ka nende taotlejate ja toetuse saajate koolitamine, nende arengusse panustamine selliste tugitegevuste näol. Lisaks on üle-eestiline maakondlike arenduskeskuste võrgustik, kus töötavad vabaühenduste konsultandid, kes on samuti meie head partnerid ja nemad siis annavad kohalikus piirkonnas, oma maakonnas vabaühendustele nõu, kas siis organisatsiooni loomiseks, selle tegutsemiseks, toetuste taotlemiseks ja ka, kui vaja, organisatsiooni lõpetamiseks. Vabaühenduste järjest kasvav rahvusvaheline koostöö on samuti KÜSK-i poolt toetatud erinevate konkursside näol, et Eesti vabaühendused saaksid osaleda oma valdkonnas rahvusvahelisel koostööl ja erinevate organisatsioonide tegevuses samuti. Nüüd üks tore valdkond on nii-öelda nupukate lahenduste inkubaator, mida me oleme siis Heateo sihtasutusega koostöös juba 6 aastat korraldanud. Ajalugu isegi on sellel pikem kui 6 aastat. KÜSK ise alustas juba peaaegu 10 aastat tagasi selliste toetusprogrammidega, mis siis toetasid uusi ja huvitavaid lahendusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks. KÜSK-i kolimine Tallinnasse on üks osa Vabariigi Valitsuse eesmärgist mõned riigiasutused viia Tallinnast välja. See otsus on tehtud umbes paar aastat tagasi ja kahjuks langes kolimise aeg selles mõttes ju erilisse aega, et me olime kõik pandeemia olukorras ja praeguseks küll üle poole aasta juba Viljandis olles KÜSK-il Viljandi kontori kogemust on selline napilt 2 kuud, sest me oleme olnud kodukontorites. Meie meeskond on väga hästi komplekteeritud. Muidugi osade inimeste jaoks tähendas see ka KÜSK-ist lahkumist, aga mina seda muret ei jaga, et kolimine Tallinnast Viljandisse oleks KÜSK-i põhitöös olulisi muudatusi toonud. Koroonapandeemia on kindlasti mõjutanud kogu maailmas kõike. Kuidas me edasi toimime, see selgub edaspidi. Samas minule tundus, et kodanikuühiskonna poolelt tuli väga kiiresti see reaktsioon, et kuidas toimetada. Arutelud ja koosolekud veebi teel, samuti pakkusid väga mitmed vabatahtlike organisatsioonid ennast appi ka valitsusele neid probleeme lahendama. Ja päris palju kindlasti on inimesed selle üle mõelnud, kui palju me oleme keskkonna mõistes olnud paremini käituvad, kui me teeme kokkusaamisi veebis. Ma olen täiesti kindel, et on ka selliseid vabaühendusi, kelle tegevus on täiesti peatunud, kuna kas ei harjutud sellega, et tegevus peaks toimuma rohkem veebis või siis ei olnudki selliseid tegevusi, mida teha siis, kui inimesed omavahel kokku ei saa, sest vabaühenduste väga suur tegevus puudutab vaba aja veetmist, ühiseid sündmusi, mille puhul 100% veebi teel tegemine kindlasti ei anna seda tulemust ja ei ole ka motivatsiooni inimestele seda teha. Minu jaoks on kodanikuühiskond kõik Eesti inimesed, hoolimata sellest, millises valdkonnas või sektoris nad töötavad, kas nad on avaliku sektori esindajad, ärisektori esindajad või siis nii-öelda mittetulundussektori esindajad. Samuti on minu arvates väga tähtis, et kodanikuühendusse oleks kaasatud ka kõik Eestis elavad inimesed hoolimata oma kodakondsusest.
KÜSK-i poolt ma arvan, et me oleme püüdnud kogu aeg vaadata väga laia vaatega kõikide taotlejate peale. Samuti on vabaühenduse konsultantide hulgas olemas 2 inimest, kes annavad nõu ka vene keeles. Nende asukoht on Harjumaa ja Ida-Virumaa, aga asukoht selles mõttes ei ole takistuseks. Nende poole võivad pöörduda üle kogu Eesti venekeelsed kodanikuühenduste esindajad, kes soovivad nõu saada. Mina julgustan abi küsima ja nõu küsima, sest kui me ei tea, milles on probleem, siis me ei saa ka seda lahendada. Et kindlasti, kes tunneb, et ta ei suuda eesti keeles pöörduda, palun pöörduge vene keeles, ükskõik kas siis vabaühenduse konsultantide või meie poole, et me kindlasti leiame selle lahenduse. Mina näen võib-olla ühte muret selles, et seda infot jagada õigetes kanalites, sest meie võime ju arvata, et meie oleme omalt poolt kõik teavituse teinud, aga me ei tea, kas see on inimesteni jõudnud. Et ka selles osas ma palun kindlasti anda teada, kui kellelegi tundub, et mõni kanal on meie poolt kasutamata. Et olge head, jagage oma infot meiega ja ma usun, et me saame koos paremini edaspidi hakkama, mille osas ma ju ei oska tegelikult hinnangut anda, et meil ei ole statistikat, kas toetus esitab venekeelne vabaühendus või eestikeelne vabaühendus, taotlusvormid on eesti keeles, seega me ei tea, kui suur see protsent on. Koostöös Siseministeeriumiga on nüüd olnud paar aastat selline konkurss nagu koolinoorte ideekonkurss. See on toimunud sügisel ja sinna on saanud esitada oma mõtteid koolinoored kuni gümnaasiumi astme lõpuni välja. Minu mäletamist mööda viimati tehtud uuring selles osas on välja toonud, et vabaühenduste aktiivsuses on oluline vahe ja kui ma ei eksi, siis venekeelsete vabaühenduste osalusaktiivsus oli 18%. Kindlasti siin mõjutab see protsent, on mõjutatud see protsent ka sellest üldisest arvust, kuna venekeelseid vabaühendusi ongi vähem, siis ei saa nende aktiivsus ka olla väga suur ja paratamatult nagu mainitud info kättesaadavus kindlasti mängib siin olulist rolli. Kuna mina olen KÜSK-is olnud nüüd vaid 1 aasta, siis mina võib-olla ei ole päris õige inimene hindama kogu sellises valikus neid projekte. Mis minule on silma jäänud, ma arvan, meile kõigile on mitmed nupukate lahenduste algatused, mis on isegi üle Eesti tuntud, näiteks Topsiring, Tugitakso, viimasest aastast nüüd toetuse saanud e-lapsehoidja, mis seoses koroonaviiruse sellise levikuga on väga suurt kasutust leidnud nii lapsevanemate hulgas, aga seda on märganud ka ettevõtjad ja asutused on tellinud oma töötajate jaoks seda nagu kompleksselt. Ma sooviks, et kodanikuühiskonda julgeks ja tahaks panustada kõik inimesed hoolimata oma vanusest, rahvusest, elukohast, et meil oleks selline võimalus, et kodanik, kes ise ei suuda või ei tea, kelle poole pöörduda, et tal oleks võimalus oma arvamus välja öelda. Ja eks me kõik oleme kogenud seda tunnet, et kui mingile probleemile viidata või mingi mure välja öelda, siis tihtipeale vaadatakse sinu enda otsa, et aga kuidas see siis nüüd lahendada. Ja ma pelgan, et päris mitmed inimesed sellepärast neid muresid välja ei ütle, et neil ei ole lahendusi. See ei tähenda, et seda muret ei ole. Et ma tahaks väga seda loota, et kõik meie erinevad ettevõtted, meie riigiasutused,
toetavad seda, kui nende töötajad on valmis olema vabatahtlikud ja on valmis panustama oma aega ühiskondlike probleemide lahendamiseks ja ei tee selleks takistusi. Meie kodulehekülg on küsk.ee ja meie meiliaadressiks on ka väga lihtne küsk@küsk.ee. aasta maikuust alustas Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegutsemist 2-aastases rahvusvahelises projektis, mis sai toetust Euroopa Liidult. Selle projekti ja tegevuse juhtpartner on Saksamaa ja lisaks Eestile on partneriteks ka Inglismaa, Taani ja Poola. See projekt keskendub sotsiaalsele innovatsioonile ja Eesti kontekstis on meie peamised eesmärgid luua Eestisse sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskus, tuua võrgustik kokku ja jagada neid kogemusi, häid praktikaid nii Eesti-siseselt kui ka siis rahvusvaheliselt. Ja Eestis on veel 3 olulist partnerit, on Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus ja sotsiaalsete ettevõtete võrgustik ja lisaks muidugi Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium. Selle projekti raames me viime ellu esiteks erinevaid tegevusi, erinevaid sündmusi, kus nii tavakodanikul kui ka organisatsiooni või mõne asutuse esindajal, töötajal, vabatahtlikul on tegelikult võimalus rohkem saada teada sotsiaalsest innovatsioonist ja leida neid võimalusi, kuidas sotsiaalset innovatsiooni siis oma asutuses rakendada, kasutusele võtta või kust on võimalik sotsiaalse innovatsiooni elluviimiseks toetust saada. Et meie ise otseselt selle tegevuse jaoks toetust ei paku. Sotsiaalne innovatsioon kui selline on uued ideed, uued lahendused sotsiaalsete probleemide, erinevate väljakutsete lahendamiseks eesmärgiga, et ühiskond ja kogukond saaks tõhusamalt toimida. 2014. kuni 2020. aastani koordineeris KÜSK Kodanike Euroopa rahastusprogrammi ja see rahastusprogramm oli Euroopa Liidu rahastusprogramm, millel oli peamiselt 2 peamist suunda, ajalooline mälu ja demokraatlik kaasatus ja kodaniku osalus. Ja selle esimese suuna eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust Euroopa ajaloost, Euroopa väärtustest ja ka Euroopa Liidu eesmärkidest. Ja teine suund, demokraatlik kaasatus ja kodaniku osalus, selle eesmärk oli julgustada kodanikke rääkima kaasa, aruteludes, looma ühist tulevikku ja tegelikult ka tegutsema aktiivselt vabatahtlikuna. Selle programmi raames oli meie kodanikuühiskond üsna aktiivne. Toetust saadi 9 projektis ja tegelikult 9 viimaseks toetuse saajaks oli Sillamäe lastekaitseühing ja ka TalTech. Aga see peamine aktiivsus väljendus eelkõige selles, et osaleti paljudes projektides, rohkem kui 115 projektis, mis said toetust, osalesid erinevad vabaühendused, ülikoolid, muuseumid ja teised asutused, et siis seda tegevust ellu viia.
Peamised need tegevused võib-olla jagunesid ka selliseks 2-3. Üks oli väga selge selline Euroopa Liidu temaatika arutlemine, miks on Euroopa Liit võib-olla vajalik, kuidas on see toetanud erinevaid tegevusi, aga teiseks üldse, kuidas rohujuure tasandil, on see siis kliimateemal, on see noorte kaasamise teemal või mõnel muul teemal siis paremini kuuldavale jõuda ja sellist positiivset muutust ühiskonnas luua. Kodanike Euroopa programm eraldiseisvana lõppes küll otsa, aga ta jätkab ühe osana uuest suurest kodanike võrdsuse, õiguste ja väärtuse programmist. Selle programmi selline eesmärk ja suund on tegelikult laiem, et tegevusi, mida toetatakse, need tegevused peaksid edendama mittediskrimineerimist, soolist võrdõiguslikkust, lapse õigusi, aga samas jääb alles ka Euroopa siis ajalooline mälu ja tegelikult kodaniku osalus. Ja muidugi siis toetatakse ka tegevusi, mis siis edendavad ka rassismi ja vägivalla vastu võitlemist. Uue programmi kohta saab lisainfot, kui meie poole pöörduda ja siis küsida ka siis taotlusvoorude kohta või üldse programmi sisu kohta. KÜSK toetab rahvusvahelise koostöö tegevust siis läbi 3 rahvusvahelise koostöö konkursi. Nendeks on siis reisitoetuste konkurss, millest saab toetust küsida siis välismaisel kodanikuühiskonna sündmusel osalemiseks või siis väliseksperdi Eesti kodanikuühiskonna sündmusele toomiseks. Välisprojektide konkursi raames toetame ka siis neid Eesti vabaühendusi, kes on sõlminud välisrahastajaga projektilepingu ja viivad läbi siis rahvusvahelisi projekte. Ja 3. konkursiks on siis rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss ja selle konkursi raames saab siis toetust küsida sellisel juhul, kui rahvusvaheline katusorganisatsioon on otsustanud oma suursündmuse korraldada Eestis ja seda korraldab siis Eesti liikmesorganisatsioon. Kas Eesti kodaniku Kõikide 3 rahvusvahelise suuna konkursside raames on aktiivsus kõrge, et eriti on seda reisitoetuste puhul. Välja võib tuua küll, et viimasel aastal on see aktiivsus natukene langenud tulenevalt eriolukorrast, kuid aasta lõpus ootame taas aktiivsuse tõusu ja väga hea meel on tõdeda, et ka välisprojektide konkursside suunal on see aktiivsus kõrge ja rahvusvahelisi projekte tehakse palju. Taotluseid saab esitada jooksvalt täpselt nii kaua, kui vabasid vahendeid jätkub. Kõigi 3 konkursi kohta leiab siis informatsiooni KÜSK-i kodulehelt ja alati võib pöörduda ka minu poole, et ka minu kontaktid, minu emaili aadress ja telefoninumber on sealt leitavad. KÜSK toetab organisatsioone, kes soovivad tegeleda oma ühingu arendamisega. Ükskõik, kas selleks on siis näiteks ühingu strateegia väljamõtlemine või ühingu meeskonna arendamine või siis meeskonna struktuuri läbimõtlemine. Lisaks võib tegeleda arenguhüppe projekti raames oma tulu teenimise võimekuse kasvatamisega või näiteks huvikaitsevõimekuse kasvatamisega. Selle kõige osas annan mina nõu ja selleks on KÜSK-is loodud arenguhüppe taotlusvoor, mille taotlemistähtaeg on enamjaolt septembris. Ja muidugi oodatakse kõiki venekeelseid vabaühendusi osalema. Taotlusvorm ise on küll eesti keeles, aga me teeme omalt poolt kõik, et venekeelsete vabaühendusteni jõuaks info arenguhüppe vooru kohta. Oleme tõlkinud tingimusi, hindamiskriteeriumeid vene keelde, vene keeles toimuvad infopäevad ja koolitused. Ja kui tekib küsimusi, siis julgelt helistage. Mu vene keel ei ole väga hea, aga koos saame hakkama.
meil on väga hea koostöö HEAK-i ja IVEC-iga ja venekeelset nõustamist pakuvad hetkel Anna ja Tatjana. Ja kui teil on sisulisi küsimusi organisatsiooni arendamise osas või siis KÜSK-i taotlusvormi täitmise osas, siis kindlasti pöörduge nende poole ja saate kogu info vene keeles kätte. Jaa, täpselt, et maakondlikes arenduskeskustes paiknevad siis vabaühenduste konsultandid, mille koordineerimisega ma tegelen. Vabaühenduse konsultandid pakuvad nõustamist kogu vabaühenduse elukaare lõikes, ehk siis, et kui on soov asutada vabaühendus, kui on idee, mida soovitakse kellegagi arutada või edasi arendada, saab sealt nõu vabaühenduste, kuidas leida raha või siis kuidas rahastada oma ideed või esitada projekti taotluseid. Kõiki neid teemasid nõustatakse ja vajadusel ka organisatsiooni lõpetamist, kui seda on vaja teha, siis ka sellist nõu saab sealt. Nula inkubaator on siis programm, mida KÜSK-i tellimusel viiakse ellu iga-aastaselt. Esimene etapp on ideede korje. Sinna iga-aastaselt esitatakse ligi 100 ideed. Sealt edasi valitakse siis inkubaatorisse 10 osalejat ja nende osalejatega siis viiakse läbi erinevaid koolitusi, arendustegevusi, ja et nende idee kasvatada jätkusuutlikuks algatuseks. Jah, täpselt nii, et see on suunatud eelkõige ühiskondlikele algatustele, mis näevad ühiskonnas mõnda kriitilist probleemi, mida oleks vaja lahendada ja nad on leidnud selleks hea idee, kuidas seda lahendada ja neil on olemas meeskond, et see idee ellu viia. Kõik sellised ideed on oodatud ja sellest programmist on tulnud mitmeid edukaid algatusi. Et idee saavad esitada kõik meeskonnad, mille järgi siis hinnatakse esmalt ideid, valitakse ideed inkubaatorisse, mille läbi neid algatusi arendatakse ja pärast inkubaatori läbimist on kõigil inkubaatori läbinutel võimalus taotleda starditoetust oma idee elluviimiseks. Mina julgustan tegema koostööd ja mitte tundma muret oma keeleoskuse pärast. Keelte õppimine on arendav ja hea. Mina arvan, et Eesti on nii väike riik, et siin igaüks loeb ja ei ole mingit vahet, mis rahvusest sa oled. Riik ja rahvas on Eestis väga hästi läbi põimunud. Meil ei ole müüri vahele ehitatud, mis tähendab seda, et igaüks, kes tahab osaleda kodanikuühiskonnas, olla aktiivne ja kes arvab, et temast sõltub ka Eesti areng ja tulevik, need peavad kaasa lööma ja tuleb seda ainult julgustada. Minu soovitus oleks, olge julged ja teotahtelised. Need on tegevused, mis viivad edasi. Mina soovitan kõigile julgust, pealehakkamist ja mitte karta seda, et mõelda suurelt. Mina julgustan jagama oma ideid. Isegi kui nad alguses tunduvad võib-olla väikesed ja tühised, aga jagage omavahel ideid, käike erineval sündmustel, mis teile huvi pakuvad ja looge sellest midagi suuremat. Pidage meeles, et kõik ideed on olulised. Jagage oma ideid ja kutsuge kaasa tegutsema teisi kogukonna liikmeid, isegi siis, kui nad esialgu seda ideed võib-olla heaks ei kiida. Ja unistused muudavad maailma.